No nii, tervitus kõigile. Vabandust, et pole ammu uut videot teinud. Aga kindlasti oli olemas ka põhjus, mis iganes see oli. Mina seda ei tea. Et nüüd jälle kalal. Kaamera läks algul enne kalal tulekut, kui kontrollisin, läks kaamera tupsi. Mul on sellest tehtud ka telefoniga tegin video sellest kaamerast, mis tal siis oli. Pärast näete, ma kirjeldama ei hakka. Panen siia videole juurde või eraldi, ei tea, kuidas saab. Ja praegu tundub, et töötab. Mida ma siis esimest korda ka testin. Tal on raskus panemata ja ta ujub näitsa kahtlaselt, aga minu meelest on siuke, mis on haugile hästi ja see haug peaks võtma seda hästi. Selline asi siis, et punane, mul pole õrna aimugi, mis värvi, kui ma ta värvisin selle, mis ta on nüüd, epoksiga üle tehtud ja siis panin traadi, epoksit oleks võinud natuke rohkem all olla, aga elab üle ja ujub ikka väga ujub. Ta muud ei teegi, kui ta ainult ujub, et raskus tuleb ka panna, et ta ilusti mõtleks, vahepeal meie peale ei tuleks. Aga praegu olen siin preidikul, et soovin haugi saada. Ma ei tea, kuidas kaamerast näha on, aga sellest ta enamasti pinnal tuleb ja preitsib. Hetkel ma kerin ka kiiremini. Minna näitidega võtab pinnad ka. Tegelikult tulevad vist need suuremad just. Nüüd vahepeal saadki aru, et kuidas haug rabad, kui oli see ikkagi Läti mäng. Aga need hetked, millal ta vee alla läheb ja ma olen vaadanud, et kuidas ta vee alla ujub. Nii mõni sekund, mis seda pidi teha. Siis ma vaatasin, et kõvasti paremini, kui ma kuhu iganes teie nüüd kaameraga näete, pöörame teid natuke. Ma ei tea, kui hästi kaamerat see kuulda jääb. Tuulekaitsid kaamerale ei ole mingi pihta. Mind muidu väga segavad need autod, et kogu aeg käivad. Aga noh, sõidutee ääres koht, mida siin loota tuleks. Asulas sees peaaegu. Asula külje all, et selle landiga olen juba päris tükk aega proovinud, et nüüd ma vahetan ära. Ma alguses kohe filmima ei hakanud. Konks läks kätte. Nii. Proovime ühte suurt plekki. Siuke. Vaatab. Mina siit vist plekiga ei oleks saanud. Oi. Või teed ma püüdnud. Ma oleks püüdnud on plekiga küll. Aga saamine ja püüdmine on kaks erinevat asja. Mäng tundub väga ärritav. Nii, nüüd ta tuli pinnale viska pärast. ja
suurt kala siin on, nii et proovime. Õnneks on tuul pigem sinnapoole, kus ma viskan. Natuke võiks olla parem nurga. Aga noh, peaaegu elab üle. Ja mingi kella natuke vist peale 4 sai tuldest teie. Küll hetkel on kohe. Kui näit põhja jõuab minna ja kinni jääda. 16.26 on kell, et noh. Suht vähe aega olen olnud siin alla. Aga nüüd, kui ilmad lähevad piisavalt soojaks, nii et mul enam Ridva need rõngad jäässe ei lähe, siis kavatsen jälle minna jõe äärde, et seal on praegu sellega väga palju probleeme olnud. Oid. Ja see ei olnud küll hea. Koliseb lonka või medistab see läinud. Aga noh, ma jään nüüd vait ja püüan edasi.
läheb praegu kinni järgmises kohas edasi. Ohoh, pajutübud hakkavad juba tulema. Juba terve paju on täis. Ma ei teadnudki. Tähendab, et varsti on kevad. Aga randivahetus ja siis püüab uuesti edasi. Tead, mõtlesin panna wobleri, aga vahelduseks läheb üks käsitöö wobler, käsitöö see pöörle. Mingi hetk võiksin endale spinnerbaidi teha. Vaatab, kui kuskilt tugevamat traati saab, siis teeb.
jõeka jaoks pandud. Nii, jälle landi vahetus. Hakkab tunduma, et täna pole ka väga kalapäev. Ma ei tea, paljud teist Ambla ehk seda Albu või oli Ambla ehk Albu või Ambla jõge teavad, et need, kes seda Ambla jõge teavad, te rääkige, et forelli seal pidavad olema. Tuttav rääkis, et ise on saanud. Aga et kui keegi nüüd teab, et siis rääkige ka oma kogemusi ja teadmisi, et kuidas sellega lood on. Hetkel vaatasin, et Aastaskaldel näen, et seal on mingi kopra käik või pesa seda olla väga, ma arvan, et ei saa, aga võib-olla on. Pigem midagi käigulaadset tundub. Puhastame siis ära. Kinnas läheb marjaks. Ju, ma ei taha seda. Nii. Oh jah. Valge luige paar lendab. Ei jah, see peaks olema ilusti kaameras näha. Kui nüüd kaamera aktiiv hetkel töötab. Midagi pole toimunud siiamaani. Nii, kas nüüd keegi rabas seal? Tundus nagu keegi liikus seal, aga sellel oli hunnik sodi, oli ka landiga kaasas. Aga see ei näinud nagu sodi välja.
proovib ka linaski püüki nüüd. Noh, nüüd ei kinni. No jaa. Vahetan landi ära, proovin paar rüüset ja liigub edasi. Nüüd läheb otsa üks teine ise tehtud ja mida on ühes videos juba on või paaris videos näha olnud juba, aga mitte selle järve ääres minu meelest, et see oli seal mingi väikse lambi juures, kus ma suvel olin. Ja sügisel ka. Tal oli ka ujusega mingid probleemid, et raskus ei olnud päris õige, aga vaatab järgi uuesti, mis tal oli probleemses. Nii, hetkel on teda vee pealt näha, aga ta on vee all. Ja kas oli ka probleem, et ta ei liigutab, aga vähe, aga tuleb madalalt, et hoopis siis oli see probleemiks, et ta ei ujunud hästi, ei olnud seda jõnksu sees, tuleb lihtsalt sirgelt põhimõtteliselt. Siis tuleb ise juurde. Loovtööks on mul landi tegemine ja selle käigus olen ma uurinud palju juurde landi tegemise kohta. Pole ressursse ega aega. Hakkan muidu lante tootma ja võimalusel ka müüma. Et kuna ma neid nagu teha oskan, iseasi kui hästi muidugi. Aga noh, mõned ikka töötavad. Ühega on praktiliselt kala tulnud, mis oli kõige algsem wobler mul ja väga imelik minu meelest, aga noh, ikka tuleb kala. See võtab ju mingid švammi tükke ka, mis sinna vette viskad konks külge ja ma ei tea, kas nendel on mingi eraldi nimetus ka. Tehakse igasugu imelikku asju kala. Enamus käsite lant on juba väga imeliku kujuga. Ja kindlasti kohe mitte kala kujuga enamasti. Mingid kõverad, kandilised, mida iganes. Laiad, paksud. Selliseid kalu kunagi looduses ei näe, nagu need landid on tehtud. Ma räägin jälle liiga palju. Ma pidin paar rüüset siit tegema, nüüd on juba, ma ei tea, paarikümne rüüse. Aga eks ma vahetangi kohe ümber, kerin tagasi ja lähen edasi.
Nii. Ja praegu jälle kinni. Teate, alles nüüd just praegu tõigatas, et ega haugipüügi keeluaeg ei ole üldse praegu. Seda ei ole kontrollinud ja peas mul seda ei ole. Kui on, siis ja kala tuleb, siis on suht jamasti, aga ega ma siit niisama nüüd ka ära ei lähe, et ma püüan edasi. Ja kuna ma nad enamast tagasi lasen, siis tegelikult suht kõik olen siiani tagasi lastud, siis ei usu, et see midagi teeb, aga karist võib ikka saada või trahvi. Kinni vast ei lähe. Sõnad loetakse alati peale. Aga kirjutage kommentaaridesse, et kas praegu on haugipüügi keeluaeg või ei ole. Landi vahetus jälle. Aga mida nüüd panna? Ta ei taha nagu midagi. No mis mul on siin? Praegu pole võtta siis Kuusamaa professori, mis on ilma pärlita. Millest on natuke kahju. Aga saab talle tekitada siia pärli. Kui professor originaalis on selle pärliga ja ilma pärlita taolisi lante on küll, miks siis professorid ka ilma pärlita tehaks, sellest ma aru ei saa, aga sihukese asja ma kunagi ostnud olen ja las ta siis olla, ega seda ära ei hakka selles on lootust. Kuigi muidu on meile läinud tuulehaugud.
Hakkas liigub kui tule. Pole väga enam kuhugi liikuda, aga profi jääb otsa ja lähme siis edasi. Ma sain ise ka aru, et ma räägin väga palju. Ma enamus jutukohti väga palju lihtsalt liikan välja ja sellepärast vahest on mingid videod, et mul endale ei meeldi mu jutt lõpuks. Aga ja lihtsalt väga sisutu nagu see, mida ma isegi praegu räägin, on seletada. Et üksi käi, mul pole kellegagi midagi rääkida. Eks ma siis lobisen siin ajaviiteks ja lõikan pärast välja enamasti. Seega äkki jätan sisse. Siin on see hea, et siin on kaldas natuke sügavam, ei jää ainult kohe kinni. Ega ei too loodetavasti nii palju sodi kaasa. Ma pole veel elu sees saanud sellist kala endale, keda ma oleksin pidanud väsitama ja keda oleks saanud õngega eest välja tõsta. Mitte, et ma oleksin nüüd kõik õngega olnud. Tahaks saada nüüd seda tunnet ka ikka kätte, et suur kala on otsas ja tuleb teda väsitada ja siuke 10 kilogrammine oleks väga hea kala näiteks. No 5 kilogrammi isegi vist sobiks ka, aga ma olen nüüd kalaliigist, pigem tahaks siukest augiurakat ikka. Ehmatasin praegu lantu nii kiiresti kuidagi. Nüüd suvel tuleb hakata varustust täiendama. Aga selleks tuleb leida endale
töö, et saada raha, mille eest sa muidu ostad. Ega tasuta saaks ka kindlasti kuskilt, aga noh. Poiss, kas need luigest seal sulistavad ikka? Nii, aga kuna mitte midagi ei toimu, siis ma panen vahepeal kinni. Õigesti töötab. No nii, et nüüd tükk aega hiljem ühtegi juttu pole olnud, kala pole saanud. Aga käisin seal siis järve otsas, käisin ära. Teisel poole järve hakkad minema, et vaatasin, et natuke jahe hakkab ja külm. Ja nüüd kutsusin endale kerge ja pimedaks läheb ka. Et nüüd veel mingi aeg püüen ja kui järgi tullakse, siis lõpetan ära. Nii kaua veel püüengi ja kaamera käib kogu aeg siis. Sinna maha akuks. Ja 51% akut ka veel alles. Nii et mida see Alvar räägib, et tal läheb aku läbi, siis ei ole õige aku, tuleb uus osta. Alvar sellisele GoPro'l väidab tema, et aku ei püsi üldse. Ta püsib küll, aga mul ta seisis ka nüüd tükk aega siin külmas. Täna ikkagi võiks nagu korras olla, ma arvan.
eks oleks tore ka, kui tuleks, aga noh. Kodus tuleb hakata nüüd tegelema uute rentide valmistamisega. Minu meelest, üks asi, mida seal tuleb teha, et ma ei tea, kuidas see nende värvimine käib, et mis värve kasutada, et kui keegi landimeister nüüd vaatab mul kanalit, siis palun kirjutage, et mis värvidega, kuidas, et mis need odavamad variandid on, millega hakkama saab. Et need mingid nagu piserdavad aerosolides, et või lihtsalt mingid masinad, mingid väiksed, millega pritsitakse, et need on siukest kallimad värgid, aga endale ma muretsen need ka, aga siukest odavamad asjad, et millega. Seega vesivärvi ma ikka ei kasuta. Tahaks, et seda puitu alt näha ei jääks, et oleks küll värvitud. Et mida te siis lakina kasutate, et ma tean, et väga paljud kasutavadki seda epoksit ja UV-vaiku kasutatakse ka, aga kas mingit muud asja ka või lihtsalt mingi veekindel puidulak. 2-3 on mul olemas. Minu jaoks raskemad asjad landi valmistamisel on siis see raskuse lisamine ja värvimine. Kolmandaks tuleks see veekindluse värk, et see lakkimine nii-öelda. Okei, sellega ma olen nüüd väga palju püüdnud juba. Vahetan ära, sest sellega ei tule absoluutselt. Kui nüüd kaamera vahepeale käinud, siis ma põhimõtteliselt kogu aeg sellega püüdsingi selle roovaga. Aga ei tulnud midagi. Tõepoolest see, mitte kõige alguses oli mul üks teine lent otsas, aga see, mis teisena otsa läks, nüüd minul ise tehtud lent läheb uuesti otsa. Vaatame. Selle ma nüüd jätangi, kuni järgi tullakse ja siis on selleks korraks kõik. Taga on hästi ilus taevas. Ma ei tea, hästi kaamerasse näha jääb, aga midagi ikka. Nii. Sassi minna ei ole hea. Ma natuke imestan, et või eriti imesta, aga natuke ikkagi. Ootan, et täna ei olegi need hakandki mitte jäässe minema nüüd rõngad.
kandi puhul tuleb vaadata seda, et ei paneks liiga lähedale neid trosse ja konkse üksteisele, et need lähevad sõlma. Kohe üks tähelepanu. No mis kurat siin toimub nüüd? Estas, iga kord tõmbab praegu sassi. Jopp on puht, tundub, et pean selle alumise konksu üldse ära võtma. Või mitte alumise, vaid selle kõhu juures, rinnavõimete juures oleva. Nii, esimene kord, kui peale selle uuesti otsa panemist sõlme ei läinud. Parved endal tere. Ilus punane meeldib. Selline. Peaaegu sama taoline, millega Rando on teil mingid väinte Rando tuisk. Sarnane midagi sinna kandi. Kas ta oli mingi õlivärv, millega ma tegin äkki või?
mõnda helendavat lanti ka teha, aga mis värvid need helendavad on? Tuleb otsida mõni helendav värv ja kui helendav värv on olemas, siis saabki teha. Ja ops. Oi. Läbi. palvetame, et seda kala tuleb. Täna siis esmaspäev.
püüda, pole mõtet, ma ei näe ka midagi. Kui pole mõtet püüda, siis ei saa ka kala. Mõte oli praegu, et äkki teeks selle video nagu niimoodi. Vaatan ta pärast kodus üle ja kui sobib, teeb selle lõikumata videoks, et paneb kõik jätab sisse. Võib-olla vahepealt mingid väiksed osad. Eks ta suht iga video tuleb, arvatavasti. Aga noh, eks näis. Tahaks loota, et nüüd see auto, mingi auto tuleb täitsa mulle. Selline punane läikiv. Ja rittu on ka praegu mingi sigu. Oi. Kulja. Не знаю. Рыба пойдет. Рыбалка нету. Рыбу нету. Samas ma ei saa hästi nagu aru, et miks seda kala ei tule. Nagu püügitehnikas väga vale olla, sellepärast et elu ja YouTube videod on näidanud, et ei ole valet püügiviisi. Kui kala tahab, siis ta tuleb.
ei tea, ma lõpetan siit koha pealt nüüd ära selle video. Hakkad 21% ja on aega filmida veel muidu on. Aga jah, nüüd varsti tullakse mulle järgi. Video lõpetan ma siit koha pealt nüüd ära. Päeva seis, et mitte ühtegi kala, mitte ühtegi võttu. Ja ei näinud ka mitte midagi. Et kurb päev, aga samas jälle sai kalal käidud ja uue landi ära testitud. Lant iseenesest töötab, aga tuleb panna ka rasvus. Ja siis kõik nüüd, kes seda videot vaatavad, kes ei ole veel subscribe'inud, siis subscribe, telli, like ja comment ja share, et jagage mu videoid, kommenteerige ja likeige ka kindlasti. See kõik annab palju juurde. Ja millal järgmine video tuleb, mul pole õrna aimugi. Aga nüüd on üks plaan teise YouTuberiga koos video teha. Ma arvan, et järgmine video ongi see. Sest teil peaks olema nüüd selle nädala lõpus. Et temal läheb rooks kaum jälle video ülespanemisega aega, nagu tal läheb, aga ma üritan samal päeval meil video teen iga kord üles saada. Mõnikord läheb päev hiljem. Ükskord läks 2 päeva hiljem. Aga siis oli mul lihtsalt segadus nende klippidega pidin vaatama. Ja ei olnud aega ka vahepeal jäin haigeks. Ja noh, jah. Ühesõnaga, subscribe, like, comment ja näeme järgmises. Head aega ja head vaata. Ja tore, et vaatasid.